Aga nüüd ma annangi avasõnaks mikrofoni üle Siim Raiele, Muinsuskaitseameti juhile. Aitäh teile, lugupeetud suursaadik, daamid ja härrad, kallid kolleegid siin saalis ja teisel pool ekraane. Mul on tõesti hea meel teid siin täna näha. Hea meel on see, et nii paljud inimesed tahavad arutada teema elavad vanalinnad üle. Mul on siin mõned slaidid teie eksitamiseks ka kokku pandud selleks, et sõnumid jõuaks nii helis kui pildis kohale. Milleks meile kultuuripärand? Miks üldse me täna räägime elavatest vanalinnadest, ajaloolistest kihistustest? On ikkagi see, et edeneda. Me ei räägi kultuuripärandi säilitamisest lihtsalt säilitamise pärast või tema kaitsmise pärast, vaid sellepärast, et me arvame, et nad on väärtuslikud. Ehk siis meie eesmärk on ikkagi elukeskkonna elatavus ja edenemine. Ma ei väsi kordamas seda, et kultuuripärandi säilitamine ja arendamine, kaasa arvatud kinnisvara arendamine, ei ole teineteist välistavad asjad, vaid need kangesti ja hästi mahuvad ühtesse samasse ruumi. Ja Robert Solow, kes on 87. aasta Nobeli majanduspreemia laureaat, ütleb seda, et ainult nendel kohtadel, millel on tugevalt eristuv identiteet, on suurem tõenäosus edeneda. Ehk siis see ei ole ainult kultuuri säilitamise küsimus, vaid üleüldine elukeskkonna küsimus. Ehk siis tugevaimad eristuvad omadused tuleb välja arendada ja taas sõna arendamine ja pärandi säilitamine mahuvad väga kenasti ühte samasse lausesse. Ehk siis kõiki neid ajaloolisi keskkondi, vanalinnasid vaadates, millest me ka selle projekti käigus räägime, on alati küsimus see, et mis teeb Lihulast Lihula? Me täna oleme Lihulas. Me näeme viimasel aastal väga suurt rõhku investeeringutena just kergliiklusteedele või rulaplatsidele. Võtke ükskõik milline kohalik leht lahti, te näete, kuidas demonstreeritakse järjekordselt lõiku kergliiklusteed. Aga kas see teeb Lihulast Lihula? Või on ikkagi Lihula ajalooline kultuuripärand see, mis teeb Lihulast Lihula ja tema kogukond, mis teeb Lihulast Lihula? Ehk siis selle kogukonna käest küsimine, mida nemad väärtustavad, mis nende jaoks on need maamärgid igas asukohas, on minu arust see põhiküsimus. Meil on riigikaitse all täna 13,500 kinnismälestist, maaküljes kinni olevat asja, ehitusmälestised ja arheoloogiamälestised. Tihtipeale tundub meile, et see on kuidagi võimatu ülesanne või me oleme võtnud endale üle jõu käiva ülesande säilitamiseks. Tegelikult on meil kaitse all vähem kui 1% kõigest sellest, mis on eales Eestis ehitatud ja 0,11% Eesti kogu pindalast on arheoloogiamälestised. See ei ole meile üle jõu käiv ülesanne. Me oleme täna piisavalt targad ja piisavalt rikkad selleks, et oma enda pärandiga toime tulla, kui me sellele keskendume ja kui me sellele pühendume. Ja riiklik pärand on alati ka kohalik pärand. See, et üks või teine asi on riiklik kultuurimälestis või muinsuskaitseala, ei tähenda seda, et kogukond või kohalik omavalitsus võib oma käed puhtaks pühkida ja öelda, et pole meie asi, teie sealt tegele. Ehk siis pärand on kogu meie elu ja elukeskkonda läbiv teema. See on oluline osa piirkonna minapildist, identiteedist, aga just nimelt ka sellest eristuvusest, mis saab olla edu aluseks. Aga ta on kindlasti osa ka rohepöördest ja kestlikust arengust. Muinsuskaitse oli rohepööre enne veel kui rohepööre, kui sõna tekkis. Et kõige säästlikum on ikkagi elada seal, kus juba enne meid on elatud. Ja ta ongi ka osa mitmekesisust ja elamisväärsusest, just nimelt mitmekesisusest kui kultuurilisest mitmekesisusest. On suur asju, mis selle elukeskkonna loomiseks ei saa keegi teha üksinda. Me saame neid teha ainult kogukonnana koostöös, näiteks luua koha identiteete või kanda edasi kultuurimälu, seda me saame teha ainult koos. Ja selleks tuleb sõlmida mõningad kokkulepped. Ja ka vanalinnade keskmiseks tuleb anda võimalus kogukondadele ja kohalikele talentidele oma ideede teostamiseks. Kõik mõtted ei pea tulema volikogust. Vabalt võivad tulla täitsa elanike käest. Ja mida me tavaliselt kipume ja ka täna näiteks paljud kohalikud omavalitsused teevad oma üldplaneeringuid, kiputakse kangesti otsima ühisosa, et mis siis on see ühine osa, mis teeb Lihulast Lihula või mis osas me oleme ühisel arvamusel. Ma arvan, et see sellises keerulises mitmekesisuses, nagu meie tänane päev on, ei anna tegelikult head tulemust.
mis annab head tulemust, on see, et otsime pühendumist. Otsime kõik need inimesed üles, kes pühendavad ennast kultuuripärandile, otsime üles kõik need inimesed, kelle jaoks kogukonna edenemine on oluline. Ja kui palju inimesi kogu aeg pühendub kultuuripärandi väärtustamisele, siis see saab nende osaks. See on nende pärand ja siis ta ka säilib, sest me ju tegeleme nende asjadega, mis meile on meeldivad ja kasulikud. Me ka eriti nendes üldplaneeringute protsessides kuuleme väga palju, et andke meile puhas leht, andke meile vabadus toimetada, siis tulevad investorid ja siis saab Eesti elu korda ja piirkonnad edenevad. Minul ei ole sellist usku, et sellist vabadust, mida kammitsi ükski antus ei ole olemas. Et alati on enne meid oldud ja on ka pärast meid juba need 2 antust piiravad neid elukeskkondi, mida me täna arendame. Ja vabadus ühisomandis, mida elukeskkond on, toob hävingu kõigile, mis on põhjustatud selles, et kõik osalised järgivad ainult oma huvisid. Hardini teoorial on küll ka kriitikuid, kuid siiski ma arvan, et me ei pääse sellest, et me peame kogukondades kokku leppima ükskõik kas siis üldplaneeringutes või muinsuskaitsealade kaitsekordades selle, kuidas me avalikku huvi defineerime, kuidas me teda säilitame, millised tingimused me tema säilimisele peame. Isegi see, kui me ei suuda selles kokku leppida, kui ka näiteks organisatsioonides, kui me ei lepi kokku ühistes väärtustes, siis see ei tähenda seda, et neid väärtuseid ei ole. Siis on lihtsalt küsimus, kelle väärtused domineerivad. Ja kui me jätame avaliku huvi määratlemata, siis see annab võimaluse ainult ärihuvidele. Aga keegi meist ei taha elada ju keskkonnas, mis on lihtsalt arendajate ambitsioonide summa. Me ikkagi tahame elada keskkondades, kus meie ka iseennast üles leiame, kus kogukond iseenda nägu näeb. Ja jätkuvalt, miks see kõik ikkagi nii oluline on see, et hooldamatus viib hävinguni. Me oleme näinud ka viimase aasta jooksul korduvalt Eestis seda, kus kultuuripärandi häving on ennekõike trauma kogukonnale. Ja trauma selles mõttes, et see jätab jälje sellesse, kuidas me ühest või teisest kohast räägime, mis me temast teame, mis me temast arvame. Kahjuks on neid näiteid isegi liiga palju. Ja kahjuks on osad need näited ka initsieeritud riigi poolt. Ükskõik, kas see riik on siis olnud kohalik omavalitsus või mõni tema institutsioon. Et see on ju kindlasti see, mida me tahaksime vältida, on see kultuuripärandi kadu kui selline. Ja kokkuvõtteks kogu selle targutuse peale, ma arvan, mis on oluline? Oluline on planeerida terviklikku ja mitmekesist elukeskkonda. Mitmekesist ja terviklikku ka ajalises mõõtmes. Et sinna mahuks kokku minevik, olevik ja tulevik ja kõik tema kihistused. Ja pärand säilib kõige paremini siis, kui ta on kasutuses. Mida meie Muinsuskaitseametis püüame teha, on ikkagi see, et tagada mälestiste muinsuskaitseala hoonete kasutus, see, et nad saaksid ka kasutusse tagasi ja see on ka selle nõndanimetatud Norra programmi suur eesmärk, et me tooksime vähemalt 7 vanalinnas ühe hoone kasutusse tagasi või tagaksime tema jätkuva kasutuse. Ja suur tänu meie Norra kolleegidele ja doonoritele, et selline võimalus on olemas. Ja me üldse elus ju tegeleme nende asjadega, mis meile on kasulikud. Ehk siis need asjad, mis on kasulikud, on kasutuses ja püüame seda siis ajalooliste linnakeskmetega rohkem tekitada. Sest kultuuripärand on taastumatu ressurss, et me saame seal tegeleda ainult ennetavalt ja ennetus ennekõike tähendab see, et me hooldame oma vara. Asjad ei lagune mitte sellepärast, et on muinsuskaitse all. Asjad lagunevad sellepärast, et on hooldamata. Nende remondivõlg võib ulatuda aastatesse, mõnengel puhul sajanditesse, siis me nimetame neid asju varemeteks. Et siin kõrval on ka ühed. Ja neid me ju ei lähegi üles ehitama. Aga nii nagu John Ruskin ütleb, et hooldage oma vara ja te ei pea seda mitte kunagi restaureerima. Ei tekigi küsimus sellest, kas me nüüd täna restaureerime, rekonstrueerime, remondime või ehitame ümber, üle või peale. Ehk siis see hool kultuuripärandi eest on see, millele ma palun kõiki pühendada. Ja taas, me väga palju räägime füüsilises keskkonnas teatud parameetritest, teatud füüsilistest väljendustest. Aga nii nagu ka viimaste nädalate näited, ükskõik kas Viljandist või Haapsalust, küll jah, hoopiski puude valdkonnast, näitavad seda, et teatud kultuurilised aspektid
mis on saanud osaks elavast mälust ja kohalike elanike identiteedist, on inimeste jaoks vaata et olulisemad kui need mingid füüsilised parameetrid. Ehk siis me ei tohi oma elukeskkonda kujundades ära unustada seda, et me kõik oleme kultuursed inimesed ja me eelistame kultuurset vähem kultuursele. Ehk siis me kõik eelistame neid keskkondi, milles me suudame ennast tulevikus ette kujutada ja väga oluline osa sellest tuleviku ettekujutusest on tegelikult minevik. Ehk siis me keegi ei ela ainult tänases päevas ja tõenäoliselt ei taha ka elada ainult tänases päevas. Me tahame ennast tunda ajas ju kestvamana. Et ma loodan, et see oli siuke ka võib-olla mitte kõige optimistlikum, kui siiski sissejuhatus ülejäänud päeva sellesse teemasse, sellesse tegelikult meie kui muinsuskaitsjate iga päeva, kui me vaatame vanalinnasid või ajaloolisi keskkondi. Aga meil on täna just nimelt selle projekti käigus tänu sellele rahastusele võimalik esmalt mõelda kõikide meie ees seisvate küsimuste peale, aga siis ka tegutseda selle nimel, et tõesti mõned hooned kasutusse tagasi tuua, selleks, et koguda informatsiooni Eesti ajalooliste linnakeskmete kohta ning seda ka võimalikult palju suurele ringile levitada, sest suur osa sellest projektist on just nimelt ka trükiste tegemine, konverentside tegemine, teadlikkuse tõstmine sellest, mis meil kõik olemas on ja mis meieni jõudnud on. Ja aitäh tähelepanu ja jõudu tööle kõigile. Aitäh! Aitäh, Siim! Sinu sõnum oli kindlasti optimistlikum kui IPCC raporti sõnumid.